Kui Jeesuse sünnilinn Nazaret teda hülgas, siis ta kolis Kapernauma, tehes sellest oma keskuse Galilea järve põhjaosas. Linn, mille nimi on heebrea keeles Kfar Nahum ehk Nahumi küla. Sinna me lähme. Aga kui Jeesus kuulis, et Johannes oli pandud vangi, siis ta läks ära Galileasse ja jättes maha Nazareti, tuli ta ja asus Kapernauma, mis on mererannas Sebuloni ja Naftali aladel, et läheks täide, mis on üteldud prohvet Jesaja kaudu. Sebulonimaa ja Naftalimaa, mereäärne tee, maa sealpool Jordanit, paganate Galilea, rahvas, kes istub pimeduses, näeb suurt valgust ja surmamaal ja varjusistujaile neile tõuseb valgus. Peale tema Kapernauma asumist on mainitud vaid ühe korra, et ta käis jälle Nazaretis. Kuid seal ei olnud mitte midagi sellest ajast peale muutunud. Evangeelium konstateerib fakti, et ta ei saanud seal teha palju imesid nende uskmatuse tõttu. Ja nad pahandusid temast, aga Jeesus ütles neile, ei peeta prohvetist kuskil nii vähe lugu, kui kodukohas ja ta omas majas. Ja ta ei teinud seal mitte palju vägevaid tegusid nende uskmatuse pärast. Muidugi oli Nazareti linn Jeesusele väga südamelähedane. Ta oli seal kasvanud ja lapsepõlves mänginud koos paljudega, kes nüüdseks olid tema vanused. Ilmselt oli seal ka palju vigaseid ja jalutuid, kes olid tema lapsepõlve sõbrad, keda ta oleks väga tahtnud tervendada. Kuid selline on uskmatuse tulemus. Jumala vägi ei saa toimida uskmatuse keskkonnas. Nii jäid kõik Jeesuse soovitud imed seal sooritamata. Aga milline oli siis Kapernaum Jeesuse ajal? See oli piirkonnas suurim ja mõjukaim linn. Täna me võiks võrrelda sarnast linna Tiberias, sest Tiberias on täna mõjukas ja võimas linn. Kapernaum ei ole üldse mingi linn. Ja tekib huvitav küsimus, miks Jeesus ei käinud siis mitte kordagi oma elu ajal, vähemalt ei ole sellest üles tähendatud, et ta oleks käinud Tiberias, kui linn oli selleks ajaks juba täitsa olemas ja toimiv. Jeesuse ajal elas Kapernaumas umbes 1500 inimest, mis oli tolle aja kohta suurlinn. Aastal 749 raputas seda piirkonda suur maavärin, mis linna korralikult purustas. Pärast seda jäigi see varemeisse. Kui me oleks aga kõndinud siin Jeesuse ajal, siis me oleks näinud elust pulbitsevat jõukat linna, mis laius palju suuremal alal, kui meile on täna siin välja kaevatuna eksponeeritud. Siin oli sadam, sünagoog, Peetruse äma maja ja palju muid küllaltki heal järjel inimeste elamuid. Hakkame siis avastama seda linna, mis oli Jeesusele koduks üle 3-aastase perioodi vältel, mil ta teenis selle piirkonna muid linnu ja kõigepealt kutsus omale 12 õpilast, kes tema tööd jätkasid pärast teda. Tänane Kapernaum on põhiliselt kristlastest turistide pühapaik, mida soovib iga kristlane kindlasti külastada. Seda haldab katoliku kiriku frantsiskaani ordu ja nad on hoidnud selle väga heas korras. Alati, kui me siia jälle tuleme, on siin midagi tehtud või vana korrastatud.
aga alustame Kapernaumi avastamist mere äärest, kus oli Jeesuse ajal sadam, millest seilasid kalurid järvele öiseks kalapüügiks. Ühel sellisel varahommikul, kui Jeesus siit mööda kõndis, mööda seda mere äärt, kus me praegu siin seisame, nägi ta 2 paati, millega kalurid olid veetnud terve öö järvel, aga saamata mitte midagi, mingit saaki. Nende võrgud olid kogunud vaid vetikaid, mida nad hetkel välja loputasid. Jeesus lähenes nende peamehele Peetrusele, kes tõenäoliselt oli juba kuulnud nende linna kolinud Naatsareti rabist. Aga nähes nende ebaõnne kalapüügist, teeb Jeesus neile ühe huvitava ettepaneku. Sõutke siit natuke maad eemale kaldast ja proovige ükskord veel. Aga kui ta lakkas kõnelemast, ütles ta Siimonale: sõua sügavale kohale ja heitke oma võrgud välja loomuse katseks. Siimon vastas ning ütles temale: õpetaja, me oleme kogu öö rühelnud ega ole ühtki saanud, aga sinu sõna peale ma heidan võrgud välja. Ja kui nad seda tegid, said nad suure hulga kalu ja nende võrgud rebenesid. Ja nad viipasid oma kaaslastele teises paadis, et nad tuleksid ja neid aitaksid, ja nad tulid ja täitsid mõlemad paadid nõnda, et need olid vajumas. Seda nähes heitis Siimon Peetrus maha Jeesuse põlvede ette ning ütles: Issand, mine minu juurest ära, sest ma olen patune inimene. Nüüd kujutageme ette natuke seda olukorda. Jeesus oli tollel ajal tuntud kui selline algaja rabi. Ja Peetrus oma seltskonnaga vastupidiselt, nemad olid professionaalsed mitmenda põlve kalamehed lausa. Nad teadsid seda, et päeva ajal kala läheb kaugele järve keskele ja läheb sügavale põhja. Siin kalda ääres ei ole mingit kala. Ja nüüd kujutage ette, tuleb üks algaja rabi ja annab neile kalapüügi nõu. See rabi teeb talle ettepaneku just nüüd ja siinsamas kalda ääre seita võrgud vette. Peetrus oleks võinud lihtsalt selle rabi välja naerda ja minna koju end välja magama. Kuid ta oli siiski nõus võtma selle väljakutse vastu. Just see meeldiski Jeesusele Peetruse juures. Ta oli alati valmis mõtlema kastist väljaspool. Jumal on kastist väljaspool. Me ei saa teda piirata oma harjumusliku mõtteviisiga. On huvitav, et just sarnane paat leiti Geneetsaretist 1986. aastal, kui järve veetase läks väga madalaks ja see kaldamudast nähtavale ilmus. Kui paat sai välja kaevatud, dateeriti see just Jeesuse elu ajaperioodi. Fantaseerides võib mõelda, et võib olla pärast seda, kui nad jätsid oma võrgud ja paadid maha, et järgida Jeesust, vajuski see paat mutta, sest see jäi kasutamata. Ei ole kindel, et see oli just seesama paat, kuid selle sarnane, mida Jeesuse ajal kalurid kasutasid. Täna on see vaatamiseks välja pandud meile Jeesuse paadi nimelises muuseumis siin järve kaldal. Jeesuse sõna peale tehtud kalapüük aga osutus vastu kõiki loodusseaduseid üleloomulikult suureks ja Peetrus tundis ära Jeesuses rohkem kui valt lihtsalt algaja rabi. Võib-olla veel mitte Messia ja Jumala poja, kuid see oli päev, kui nende kaluriamet jäi maha ja neil algas uus seiklus koos Jeesusega, mis viis neid kohtadesse, mida nad ei oleks elu seeski arvanud. Ja mõelge vaid, üks ebaõnnestunud halvatööline hommik võib muuta sinu elu igaveseks, kui Jeesus sind kohtab ja sina talle vastad. Jeesus kutsus kõik oma jüngrid tavalistelt elualadelt. Kalamehed, maksukoguja, seloot. Ta nägi neis meestes potentsiaali saada maailma muutjateks. Jumal otsib läbi ajastute inimesi, kelles on potentsiaal, mitte ilmtingimata nähtav võimekus. Kapernaum asetses tolleaegsete oluliste kaubateede ristumiskohas.
tee, mis tuli sealt ülevalt Süüriast ja läks üle Via Mariseks ehk siis teeks, mis jookseb mööda Vahemere rannikut alla Gaza poole. Linna lähedal oli ametlik tollipunkt, kus kõik reisijad pidid maksma tee läbimiseks selle kasutamise maksu sarnaselt tasulistele teedele, mis on meil tänapäeval. Ja sealt mööda minnes nägi Jeesus meest, Matteus nimi, tolli juures istuvat ja ütles temale, järgi mind. Ja see tõusis ja järgis teda. See oli linna rikastumise suhteliselt heal järel olemise põhjuseks. Sellest tollipunktis töötas mees nimega Mattiahu, Matteus. Tal oli tolle aja ühe suurima rikastumise võimalusega amet, maksukoguja ehk piiblikeeles tölner. See oli iga mehe unistuse töö. Jeesus aga möödus Matteusest ja pakkus talle paremat tööd, tulla tema järel tema ametlikuks jüngriks. Rahaliselt ei olnud see üldse mitte tasuv, kuid Matteus tundis selles ära jumaliku kutse. Ta jättis kõik sinna paika ja järgis Jeesust. Matteus ei hakanud kiiresti kalkulaatoril arvutusi tegema, kui palju ta aastas finantse uue tööga kaotaks. Jeesus ei pakkunud talle ka omalt poolt vastu mingit ametlikku palka või boonused või tulemuspreemiaid, vaid ta ütles talle 2 sõna, järgi mind. Selline on ka tänapäeval Jeesuse pakkumine meile, meie ajastul. Ei mingit selgitusi, ei mingit ülevaid tõotusi, ei mingit lubadusi, kuid kui oleme saanud selle kutse tema käest, siis oleme maailma õnnelikumad inimesed, et just meie oleme selle saanud. Niisiis oleme Jeesuse kodulinnas, mis oli ühtlasi tema baasiks, kus ta rändas ümberkaudsetesse linnadesse ja sageli ka väga kaugele, Sürofoniiki aladele ehk tänasesse Liibanoni ja Dekapolise linnadesse, mis on enamasti tänase Jordaania riigi territooriumil. Ka Jeruusalemmas ja Jeerikos käis Jeesus, kuid need reisid olid enamasti seotud pühade palverännakutega. Iga reisi järel naases ta taas tagasi siia, sest siin oli tema kodu. Oli see ka siis üüripind või tema enda omand, seda me ei tea, kuid järgnevast kirjakohast saame kindlat infot, et Jeesusel oli kodu, kuhu mahtus ka külalisi ööbima. Aga Jeesus pöördus ümber ja nähes neid teda järgivad, ütles ta neile, mida te otsite? Aga nemad ütlesid talle, rabi, see on meie keeli õpetaja, kus sa asud? Ta ütles neile, tulge ja vaadake. Nad tulidki ja nägid, kus ta asus ja nad jäid tema juurde selle päeva. Ja see oli arvata 10. tund. Siin meie taustal, kus me seisame, on välja kaevatud väga unikaalne leid. Nimelt see on Peetruse hämmamaja. Selle varemete säilitamine on lahendatud põhimõttel hundid söönud, lambad terved. Ehk siis see kirik, mida me näeme oma taustal, on nagu UFO-kujuline ja see on ehitatud nende varemete peale, rikkumata ära neid unikaalseid, väga ainulaadseid leide, mida väga tihti kahjuks nende kirikute ehitamisega täna tehakse. Kõigepealt aga tõuseb kindlasti küsimus, et kust me teame, et just selles kohas oli Peetruse hämmamaja. Vastus on lihtne. Kirikud. Algkristlased ehitasid kirikuid piiblisündmuste toimumise kohtadele, mitte mujale. Kui sa leiad siit maalt kusagilt kiriku varemed, siis võid teada, et siin toimus kindlasti mingi piiblisündmus. Uurides neid varemeid arheoloogi pilgu läbi, võime näha kõigepealt 1. sajandi maja aluseid, mida on mitu korda laiendatud. Tekib küsimus, miks oli vaja seda maja laiendada? Sest lugedes piiblit näeme, et 2 üles tähendatud juhul
käis siin koos nii palju rahvast, et maja ei mahutanud külastajaid ära. Ühel juhul, kui Jeesusel oli siin üks tervenduskoosolek, millest piibel räägib, ja 4 meest, kes olid tulnud oma haige sõbraga tema juurde, ei saanud nad rahva pärast sisse, vaid pidid lammutama selle maja katuse laiali ja laskma oma sõbra voodiga otse Jeesuse jalgade ette, kus oli toimumas tema tervenduskoosolek. Teisel juhul oli siis, kui sündmus, mis siin toimus, oli, kui Jeesus oli jällegi pidamas ühte suurt tervenduskoosolekut, siis tulid tema ema ja vennad ja nad ei pääsenud sellesse majja sisse, vaid pidid jääma välja ja saatma sõna, et sinu ema ja vennad on väljas ja nad tahavad sind näha. Peetruse ämma maja peale aga ehitasid bütsantslased oktagonaalse kujuga kiriku, mille seinu siit varemetelt näha võime. Kahjuks mõtsid nad selle alla originaalse Peetruse ämma maja, kuid positiivne sellest ehitusest on aga see, et kui poleks seda kirikut, oleks vaevalt võinud keegi arvata, et see on just see maja, kus toimusid need evangeeliumite sündmused. Viimase kiriku ehitajad aga on austanud neid algseid varemeid nii palju, et on ehitanud oma kiriku lausa poolenisti õhku, et mitte hävitada endiseid varemeid. Selles on klaaspõrand, millest läbi võid näha eelnevate kirikute ja ka algse maja arheoloogiat. Selles majas elas tegelikult Peetruse naine, kellest piibel meile tegelikult huvitaval kombel ei räägi mitte midagi. Ja ainukene, mida me saame teada sellest, et Peetrusel oli ämm, selle järele me võime järeldada ka, et Peetrus ju pidi olema siis abielus. Ja koguduse kojast väljudes tulid nad kohe Siimona ja Andrease majasse, ühes Jakobuse ja Johannesega. Aga Siimona ämm lamas maas palavikus ja varsti üteldi temale seda. Ja ta läks tema juure ja aitas ta üles, kinni hakates ta käest. Ja palavik lahkus temast ja ta ümardas neid. Peetrus oli tegelikult pärit Betsaidast, mis on Galilea järve põhjarannikul. Tõenäoliselt oli Kapernaum parem koht kalastamiseks kui tema kodulinn. Nii ta koliski hoopis oma ämma juurde Kapernauma, kuhu oli hiljuti kolinud ka Jeesus. Peetruse ämma maja ja sünagogi vahele jääb välja kaevatud elurajoon. Nende majade planeeringus siin me võime väga selgesti näha, et sellal elati koos ühes majas mitme sugupõlvega. Ehitise keskel võime märgata ühist õue, kuhu on sissepääs tänavalt. Siin valmistati ilmselt toitu, koguneti söögiaegadel ja sabatitel. Ümberringi olid privaatsed ruumid ehk magamistoad, kuhu asusid erinevate sugupõlvede perekonnad. Linna planeeringust aga näeme, et see oli hästi disainitud. Mitte maja siin ja teine seal, vaid näeme sirgeid tänavaid, mis kõnelevad meile, et linnal oli arhitekt ja kinnisvara arendaja, planeerija. See oli arenenud linn. Ehk seepärast kasutaski Jeesus linna kohta väljendit taevani ülendatud või siis kõrgesti arenenud linn. Kujutage ette, see koht, kus me praegu seisame, seisis heebrea keeles BMA ehk kantsel, kust Jeesus jutlustas. Aga see päris ei ole see sama sünagoog, mille seinu me praegu näeme, vaid see originaalne, mis ehitati Jeesuse ajal, oli selle all, aga see samane
vundament on see, mille peale see ehitati. Ja me näeme ka seda, et see sünagoog oli see, mille ehitas üks roomlane neile. Nii et loeme sellest. Ja ühes sõjapealiku sulane oli haige ning suremisel ja ta oli kallis tema meelest. Aga kui ta Jeesusest kuulis, läkitas ta juutide vanemat tema juurde ja palus teda, et ta tuleks ja teeks tema sulase terveks. Kui need saabusid Jeesuse juurde, palusid nad teda üliväga ning ütlesid, ta on seda väärt, et sa temale seda teed, sest ta armastab meie rahvast ja tema on meile ehitanud koguduse koja. Ja hämmastav näha, et kui me tuleme sellesse sünagoogi, siis selles on tegelikult rohkem roomalikku kujutusi kui juutlikke, aga tegelikult, kui me vaatame neid sambaid, siis need on kombineeritud. Näiteks see sammas on juutide stiilis, aga need on puhtalt Rooma stiilis. Nii et hämmastav, kuidas see Rooma sõjapealik, siis, kellest me lugesime, ehitas selle sünagoogi kombineerides, austades juute, aga samas jättes ka roomaliku jälje siia. Kui vaadelda siinse piirkonna muid ehitisi, siis need olid eranditult ehitatud basaltsest mustast vulkaanilisest kivist. Kuid see valge materjal on toodud siia kaugelt. Juba see tegi sellest hoonest väga kalli ja teistest eristuva hoone. Kuid see sünagoog, nagu teisedki, on istmed seina ääres, sest Beit Knesset on tõlkes kogunemise maja, kus õpiti koos pühakirja, palvetati, peeti avalikke koosolekuid ja kus oli ka kool. See sünagoog aga siin on väga tähtis, sest kuigi evangeeliumid räägivad meile, et Jeesus õpetas Galileamaa sünagoogides, ei ole nende jäänused väga palju leitud. Siin aga me võime seista ja teada, et just selles kohas kuulutas ja parandas haigeid Jeesus. Siin me võime teha oma piibli lahti, seista Jeesuse jalajälgedes, lugedes tema just siin sooritatud tegudest ja õpetatud sõnadest. Tavaliselt, kui me tuleme siia sünagoogi meie piiblimatkad gruppidega, siis istume istmel nii nagu oli see Jeesuse ajal ja loeme pühakirjas seda, mida Jeesus siin tegi ja õpetas. Just nii oli see Jeesuse ajal. Selles sünagoogis kõneles Jeesus ja tegi mitmeid tervendamise imesid. Üks neist oli kuivanud käega mehe tervendamine, mille tõttu ta sattus sünagoogi juhatajaga konflikti, sest tervendamine toimus hingamispäeval. Ja vaata, seal oli inimene kuivanud käega ja nad küsisid temalt ning ütlesid, kas sünnib terveks teha hingamispäeval. Nad mõtlesid ta peale kaevata. Aga tema ütles neile, kes on teie seast inimene, kellel on üks ainus lammas ja kui see kukub auku hingamispäeval, et ta temast ei haara kinni ega tõmba teda välja. Kui suur vahe on nüüd inimese ja lamba vahel. Sellepärast sünnib küll teha head hingamispäeval. Siis ta ütles sellele inimesele, siruta oma käsi. Ja ta sirutas ja see sai jälle terveks otse kui teine. Huvitav, et miskipärast arvasid tolle aja Toorat tõlgendajad nii, et šabati päeval oli tervendamine keelatud. See on igal juhul väga mõistetamatu Toora tõlgendus. Aga Jeesus esitas neile vastu küsimuse, küsides, kas šabatil tohib teha head või halba. Kapernaumas tegi Jeesus väga palju tervendusimesid. See oli tõenäoliselt linn, mis nägi tema auhiilgust ja jumalikkust väga selgesti. Siin ta jutlustas palju Jumala riigist ja kuulutas kuningriigi evangeeliumi. Kuid kõige selle valguse ja Jumala au nägemise tulemuseks ei olnud kapernaumlaste reageering sellele proportsionaalne. Siis ta hakkas sõitlema neid linnu,
kus kõige rohkem oli sündinud tema vägevaid tegusid, sellepärast, et nad ei olnud meelt parandanud. Häda sulle Korasin, häda sulle Betsaida. Sest kui Tüüroses ja Siidonis oleksid sündinud need vägevad teod, mis on sündinud teie juures, küll nemad ammugi oleksid kotis ja tuhas parandanud meelt. Aga ma ütlen teile, Tüürosel ja Siidonil on hõlpsam põli kohtupäeval kui teil. Ja sina, Kapernaum, kas sa ei olnud ülendatud taevani, kuni põrguni sa langed alla? Sest kui Soodomas oleksid sündinud need vägevad teod, mis on sündinud sinus, seisaks see veel tänapäeval. Aga ma ütlen teile, Soodomaal on hõlpsam põli kohtupäeval kui sinul. Nad nautisid oma head elu ja jõukust. Jeesuse teenistust võtsid nad rohkem meelelahutusena ja panid imeks üleloomulikke Jumala tegusid, kuid see ei liigutanud neid meeleparandusele. Jumal ootab meilt reageeringut vastavalt meie kogetud valgusele. Nemad olid Jumala poega ennast võinud kuulda, näha, kogeda, kuid vaatamata sellele oli nende reaktsioon külmapoolne. Selline oli siis ja on täna Jeesuse kodulinn, missionibaas Kapernaum. See on linn, milles võime väga täpselt kõndida Jeesuse jalajälgedes, puudutades neid samu kive, mida Jeesus puudutas. Kuid täna ei ela ta enam Kapernaumas, vaid igas külas ja igas linnas, kus teie vaatajad elate. Täna ta kõneleb, puudutab, parandab teie kaudu seda purunenud ja segaduses ekslevat maailma. Täna on Kapernaum see linn, kus sina elad. Jeesuse kodulinn, tema teenistuse baas.